tahan sulle rääkida ka ühe teise loo täna Jaapanist. Ja selles elab ka üks mees, kelle nimi oli Ken Garo. Ja sellel Ken Garool oli üks imelik trumm. Vaata, lõi ta seda trummi ühe külje peale ja ütles kasva ninake. Siis kasvas tema nina järjest pikemaks. Kui ta aga trummi ümber pööras ja seda teise külje pealt põristas ja ütles kahane ninake, siis kahanes nina jälle väiksemaks tagasi. Aga selle trummiga oli üks asi. Seda trummi ei tohtinud kasutada mitte millekski muuks kui ainult inimeste lõbustamiseks. Kui Ken Garo niimoodi trummi põristades inimeste ninasid kahandas ja siis see tegi inimestele väga palju nalja. Ja neil oli tuju väga hea alati, kui nad nägid Ken Garood oma trummiga tulemas. Aga ühel ilusal päeval tuli Ken Garoole mõte, et prooviks õige, kui pikaks minu nina üldsegi saab kasvada. No vot, ta võttis oma trummi kaenlasse ja läks nurmele. Kasva, ninake, ütles ta, põristas oma trummi ja imet, Ken Garo nina hakkas kasvama pikemaks ja pikemaks. Ja juba oligi see terve käe pikkune. Ken Garo põristas aga trummi edasi ja kordas üha kasva, ninake, kasva. Ja nina muudkui venis pikemaks ja pikemaks. Nina oli isegi telefoni posti pikkune juba. Aga Ken Garo ei püsinud enam hästi püsti ka. Ken Garo leitis selle peale selili maha, lükkas nina taeva poole, et nina saaks aga edasi kasvada. Põristas muudkui oma trummi ja ütles kasva ninake, kasva ninake. Ja nina muudkui kasvas ja kasvas. Kasvas puudest kõrgemaks, kasvas mägedest kõrgemaks ja kasvas nii kaugele, kuni kadus pilvede sisse ära. Ilmselt ta kasvas otse taevasse välja. Vot, aga seal samal ajal seal taevas olid tulnud taeva puussepad, et ehitada linnuteele üks ilus sild. No vot, et Ken Garo nina ulatus täpselt selle silla käsipuuni. Üks puussepp ei saanudki aru, et see on hoopis nina, arvas, et see on vai ja kinnitas selle Ken Garo nina silla käsipuu külge väga korralikult kinni. Aga nüüd oli Ken Garo hädas. Nina ei liikunud enam edasi. Ja lisaks hakkas nina otstalegi hirmsasti sügaelema, aga kus sa siis sügad, kui nina kusagil pilvedes on? No vot, siis Ken Garo mõtles, et proovime õige teistpidi. Vaatame, kas nina läheb väikseks tagasi ka. Pööras trummi ümber, hakkas põristama ja ütles kahane ninake. Aga häda, tead, nina oli tal nii kõvasti sinna silla külge kinni seotud, et Ken Garo kerkis maast ülesse, kui ta nina kahanema hakkas ja muudkui tõusis kõrgele taeva poole. Ja vaat, kui Ken Garo lõpuks sinna linnude sillani jõudis, siis seal ei olnud mitte ühtegi inimest. Sellepärast, et vaata, lõunaaeg oli vahepeal kätte jõudnud ja kõik olid sööma läinud. No nii. Ken Garo siis sidus selle oma nina silla küljest lahti ja ise oli õudselt õnnelik, et nina on jälle korras ja nüüd võib edasi elada. Aga no kuidas sa siis nüüd koju tagasi saad sealt taevast? Mõtles Ken Garo, istus silla peal, kõlgutas jalgu, vaatas ringi ja nägi enda ees üks ilus valge pilveke. Ja pilvest paistab läbi suur sinine järv. Mõeldud tehtud, Ken Garo hüppas kohe pea ees järve. Hakkas aga vapralt ujuma, ujus. Järsku märkas, et käte asemel on tal hoopis uimet tekkinud. Ja jalgade asemel oli tal kalasaba. No vot, see oli ilmselt nüüd siis karistuseks selle eest, et ta seda trummi niisama oma lõbuks ja tahtmiseks pruukis, mitte teiste lõbustamiseks. Aga tead, siiamaani võib Jaapani järvedes Ken Garo nimelisi kalu leida.